olen Jaan Varts ja te vaatate ajakirja Kitarr 10. numbri õppevideot teemal Cage-süsteem. Cage-süsteem on oluline sellepärast, et selle tundmine võimaldab teil mängida akorde üle terve sõrmlaua. Ja kui te oskate mängida akorde üle terve sõrmlaua, siis on üsna lihtne mängida ka soolosid üle terve sõrmlaua. Cage-süsteemi edukaks valdamiseks on vaja osata 3 asja. Esiteks peaksite oskama 5 põhiakordi. Nendeks on siis C, A, G, E ja D. Need akordid on ära näidatud ajakirjas skeemil number 1. Teiseks peaksite tundma noote vähemalt 3 alumisel keelel kuni 12. astmel. Noodid on ära näidatud ajakirjas skeemil number 2. Ja kolmandaks peaksite oskama barree-võtet mängida, selleks, et oskaksite akorde nihutada erinevatesse positsioonidesse. Kuidas siis Cage-süsteemi harjutada? Võtame alustuseks E-akordi, mille bass asub 6. lahtisel keelel. Esimese sammuna peaksime muutma sõrmestuse ära selliselt, et meil jääb lahtiseks esimene sõrm. Ja nüüd, kui me nihutame sõrmi ühe astme võrra kõrgemale ja lahtised keeled asendame barree-võttega, siis me saame tulemuseks F-akordi. Sest nüüd on bass F-noodi peal ja kõik noodid on ühe astme võrra kõrgemale. Kui me nüüd sarnaselt nihutame kõiki sõrmi veel 2 astet kõrgemale, siis me saame G-akordi. Ja nüüd, kui te nihutate veel sõrmi üles kogu aeg mööda noote, siis te saate järgmiseid akorde. Sarnaselt võite teha kõikide akordikujudega. Eraldi peaksime vaatlema G-akordi, sest et seda on üsna keerukas barreega mängida. Ja tänu sellele ta on üsna ebapraktiline. Soovitan selle akordi teha pooleks, ehk siis mängida näiteks ainult 4 ülemist keelt. Või siis ainult näiteks 4 alumist keelt. Ja üldse, kui teil on barree mängimisega alguses raskuseid, siis tehke asju enda jaoks lihtsamaks. Näiteks, kui teil on siin E-kujuga akord, siis võtke alustuseks näiteks ainult 3 ülemist keelt. Kui see tuleb välja, siis võtke 4 alumist keelt. Ja nii edasi. Kui 5 põhiakordi nihutamine mööda sõrmlauda on selge, siis võiksite võtta näiteks 1 akordi ja mängida ta kõigi 5 kujuga läbi. Võtame näiteks C-akordi. C-kujuga, A-kujuga, G-kujuga, keel oli 2 kuju, E-kujuga ja lõpuks D-kujuga. Edasi võite proovida mängida juba tavalisi harmoonilisi järgnevusi. Võtame näiteks C-tuuris esimene 4., 5. järgnevus, ehk siis C, F ja G. C, C-kujuga, F, E-kujuga, G, G-kujuga ja tagasi C-sse. Järgmiseks võtame C, A-kujuga, F, D-kujuga, G, E-kujuga ja tagasi C-sse. Edasi C, G-kujuga, F, C-kujuga ja G, D-kujuga ja tagasi C-sse. C, E-kujuga, F, A-kujuga, G, C-kujuga ja tagasi C-sse. Ja viimane C, D-kujuga
G A-kujuga ja C D-kujuga. Ja sarnaselt võite proovida mängida kõiki oma lemmiklugusid, et üritate leida võimalusi, kuidas mängida kõrgematelt astmetelt, kasutades 5 akordikuju. Põhiakordidest on väga lihtne tuletada ka teisi akorde, kui te õpite ära iga akordikuju intervallid. Võtame näiteks A-akordi. Terts asub sellel akordil teisel keelel, teisel astmel. Nüüd, kui te nihutate seda nooti ühe astme võrra kõrgemale, siis te saate sus4 akordi, sest tertsi asemel on nüüd siin üleval 4. aste. Kui te nihutate seda nooti ühe astme võrra allapoole, siis te saate moll akordi. Ja kui te nihutate seda nooti veel allapoole, siis te saate sus2 akordi. Kui te viitsite niimoodi kõik akordikujud läbi analüüsida, siis te ei pea õppima akordipiiblast pähe erinevaid akorde, vaid te saate põhiakordidest tuletada kõik teised akordid. Võtame teise näite veel, näiteks uuesti A-akord. Ja oktav asub sellel akordil 3. keelel. Nüüd, kui te viite seda nooti ühe astme võrra allapoole, siis te saate mai 7 akordi. Kui te nihutate seda nooti veel ühe astme võrra allapoole, siis te saate dominant septakordi. Edasi võite proovida juba näiteks 2 muutujaga teha, et meil oli siin teisel keelel terts, 3. keelel oktav. Nüüd, kui me nihutame näiteks mõlemat nooti ühe astme võrra alla, siis saame moll-mai akordi. Ja täpselt samamoodi võite teha niimoodi barreega, et A-kujuga C-akord, sus4, moll ja sus2. Infot sai päris palju ja ma loodan, et teil on kuskil seda infot ka kasutada. Kui alguses ei leiagi kõiki akorde igast positsioonist üles, siis ei ole mõtet muretseda, vaid tuleb lihtsalt rohkem harjutada ja võib-olla harjutada hästi väikeste osade kaupa. Et ei ole mõtet võtta kõiki 5 kuju korraga, vaid võtta näiteks alguses ainult 1 kuju ja teha see selgeks. Järgmises numbris vaatleme, kuidas caged süsteem haakub pentatoonikatega ja sealt juba edasi, kuidas mängida liida. Seniks aga mõnusat harjutamist. Tšau!